Täna jõudis Paldiski Põhjasadamasse õppusel Kevadtorm kaasa tegevate hollandlaste tehnika. Kaitseväe liikumise koordineerimise keskuse ülemkapten Toomas Pärnpuu selgitas toimunut lähemalt. Tegemist on siis või käimas on Hollandi kaitseväe kompanii vastuvõtmisega, nende tehnika varustuse vastuvõtmisega siis õppusele Kevadtorm ja täna võtame siis vastu tehnika merekonteinerid ja homme jätkame siis isikkoosseisuga ja liigutame üksuse ära õppuste piirkonda. Mis on võib-olla kõige märkimisväärsemad masinad, osad tehnikapärgist, mis täna Eestisse on saabunud? Kokku on tänase laeva peal 74 tehnikaühikut. Kindlasti märkimisväärne on lahingumasinad CV90, mida siis meie kaitsevägi hakkab tulevikus kasutama. Lisaks on Liode baasile tehtud toetusmasinad rasketehnikana ja mõningad pioneerielemendid samamoodi. Et Eestisse saabusid ka jalaväe lahingumasinad CV90, on Eesti kaitseväelastel hea võimalus Kevadtormi vältel masinatega lähemalt tutvust teha. Täpselt nii, et kogu selle õppuse jooksul, et iseenesest nad on juba küll teist korda siin, aga sellel õppusel nad on täies mahus väljas. Ühtlasi on Eestisse jõudnud nüüdseks kogu liitlaste tehnika, mis siia Kevadtormi jaoks tulema pidi. Tehnikat enam tulemas ei ole, et ütleme selle liitlaste vastuvõtmise aktiivsem osa hakkab lõppema, et homme on Hollandi kompanii isikkoosseis ja 8. tuleb veel Ühendkuningriikide kompanii isikkoosseis ja sellega on liitlased kõik Eestis.